no selles mõttes, et kui me suvel korraks sõitsime kuskile vestlusõhtule, mõtlesime, et Võrru, mõtlesime, et mõtle, kui haige oleks, kui me Alexelas teeksime vestlusõhtu. See oleks nii fun nagu. No Harimati tegijad, me võime ju ka, on. Jah, ja nüüd me oleme siin, nii et tere teile kõigile. Aitäh tulemast. Mind kohe huvitab, et kui paljud siit on käinud enne salajuttude vestlusõhtul? Kes podcasti kuulavad? Ja kas siin on kedagi, kes pole mitte midagi kuulanud, mitte midagi näinud ja ei tea üldse, kes me oleme? No see on kohe näha, need on need mehed, keda naised kaasa tassisid, nii et tere tulemast, loodame, et teile meeldib. Ma lihtsalt ütlen ära, et kui te arvate, et see on hullult kultuurne ja selline, siis me ei ole väga kultuursed, nii et jah. Jah, et kui keegi teile ütles, et ta toob teid kultuuriüritusele, siis ta valetas teile. Aga ma arvan, et meil on tegelikult siuke kontseptsioon, kes veel ei tea siis meist midagi, siis teie saadate kirju ja meie loeme ette teie salajutte ja proovime mitte eriti charge'ida. No sõltub kirjast, et kui ikka väga lappes, siis no natukene charge'ime. No mõnikord, aga ma ei tea, Kristina, sa oled valmis? Ma olen valmis. Kas sa oled valmis? No obviously ma olen valmis, aga kas teie olete valmis? Väga hea, siis hakkame pihta. Kohe. Just watch me. Miks ma kogu aeg satun sellistesse olukordadesse, on siis meie esimese kirja pealkiri. Siin hakkab ekraanile ka see jooksma, nii et kes ei kuule mingil põhjusel, siis vähemalt näete. Nii, minu lugu leiab aset paar aastat tagasi, kui ma olin Erasmuse raames välismaal õppimas. Oli COVID-i aeg ning enamus kohti oli kinni ja üleüldse tundsin, et olen veidi napakas, et sellisel ajal lähen välismaale, meil on peaaegu võimatu teha seda, mida tavaliselt Erasmusel tehakse, ehk siis tutvuda inimestega ja kogeda teisi kultuure. Mingi ime läbi leidsin juhuslikult Facebooki grupi, kus need vähesed välismaalased, kes seal linnas elasid, pakkusid välja regulaarseid kohtumisi. Ikka selleks, et matkata, minna ainsasse salabaari metsa sisse jooma või kellegi kodus lauamänguõhtuid korraldada. Hakkasin nendel regulaarselt osalema ning leidsin endale üsna pea toreda väikses seltskonna. No loo juurde. Ühel õhtul istusime ühes pimedas ning eraldatud metsatukas, kus oli linna ainukene lahti olev baar. Minu vastas oli Tõmmu, paar aastat vanem Itaalia poiss. Õhtu jooksul selgus, et on pururikas, kuid ei olnud ära tõusnud. Ta oli armas, naljakas, tähelepanelik ning üleüldse suur džentelmen. Olime tol õhtul söönud India toitu, mis selles kahtlases restoran baaris pakuti ning mängisime kaarte, kui järsku tunnen, oh shit, mul kõhus mullitab ja keerab. Käisin vetsus, kuid ka see ei parandanud olukorda. Kohe hakkas uus pidu soolikates pihta. Ja ühel hetkel tundsin, et see gaasikamber, mille uksi ma selleks hetkeks kannikatega elu eest kinni hoidsin, tahab lõhki minna. Kiirustades proovisin asjad kokku korjata, kõigile kohmakalt head aega öelda ning nii normaalselt kui vähegi võimalik ühika poole kõndida. Kohe, kui baarist veidi kaugemale metsa vahele teele jõudsin ning lootsin rahus peeru lasta, kuulsin, et see sama nägus Itaalia mees jookseb mulle järele. Kuradi džentelmen. Ütles, et tema ei saa mul lasta üksinda pimedas ja öösel koju jalutada. No okei. Mõtlesin, et annan endast parima ning üritasin keskenduda sellele, et sammun võimalikult vaikselt, et mitte tugeva elevandi sammuga puuksu kogemata lasta. Kuna ma olin süvenenud oma keha kooshoidmisele, siis ütlesin, et ta räägiks ise midagi enda kohta. Ja ta rääkis. Nimelt tuleb ta katkisest perest. Vestles sellest, kuidas ta leidis noore poisina Palermos elades oma kodust VHS-kasseti ning pannes selle makki, nägi ta udust kodu tehtud pornot ning tundis selles ära oma isa. Kuid naine polnud tema ema. Ta konfrontis isa ning too lubas petmise jätta, kuid aasta hiljem nägi ta teist samasugust videot. Ja siis tuli kõik avalikuks. Ta ema kannatas ning Itaalia poiss elas kõiki ema kannatusi läbi.
jutt oli veel nüansirohkem ja pikem, kui ma jaksan praegu kirja panna, kuid jutt venis ning täitis koju mineku teekonna ära. Mina vaid kuulasin ja proovisin mitte peeru lasta. Mida aeg edasi, seda kohutavam oleks seda teha ka, sest ma nägin, et ma olen vist esimene inimene, kellele ta üldse seda avaldab, kuna nii mõnigi pisar hakkas juba ta põsele tekkima. Nägin juba ühikat ja palusin kõiki jumalaid, et ma jõuaks ruttu tuppa. Lõpuks olime ühika ees ning ma seisatasin, et talle head aega öelda, kuid ma ei suutnud enam ennast kontrollida. Kõht valutas nii kohutavalt, et ma tõmbasin nagu väärakas kägarasse ning lõin reied kokku ja siis nägin end justkui kõrvalt, kui haige ma võisin välja näha. Ainus, mida mu aju suutis olukorra parandamiseks välja mõelda, oli sügavalt ohata, vaadata talle alt üles ja öelda, this is too painful. I feel your pain. Isegi paar gaasivalu pisarat oli mul silmis. Ja too noormees vaatas mind justkui seal samas ära armudes ning mainis, I have never met anyone who listens like you and understands me. Siis hakkas ta nutma. Ma proovisin poolküürakana taganeda ühika ukseni, otsides samal ajal võtit. Ta tuli järgi ning soovis mind veel kallistada. Mainis veel, et I'm so sorry that I put this burden onto you ja muud taolist. Kuid ma suutsin vaid piiksatada. Yes, it's so fucking painful, but I have to go. See you next time. I need to process it. Ja sain uksest sisse. Viimane asi, mis ma nägin, oli tema seismas haavatud koera näoga ning lahtise südamega. Selline tore viis mehele südamesse pugeda. Ta arvab vist siiani, et ma olen maailma kõige kaastundlikum naine. Ja sa tead, et minu kõige suurem hirm, sa alati naerad selle üle, aga minu kõige suurem hirm on alati see, et kas ma olen raadios või vestlus õhtul või esimesel teidil. Mu kõige suurem hirm on alati see, et ma kogemata peeretan. Ja sa küsisid, no kuidas sa saad sellist asja karta, aga näe juhtub. Eriti kui see mingit India toitus. Ta ei juhtunud ja toitis ilusti sees, ta lihtsalt tõmbas kägarasse nagu väärakas. No jaa, aga nagu kumb on parem? Kägaras olla, kui peeru lasta ju. Sest et nüüd see mees arvab, et ta kuulad. Kujutad ette, see vaene Itaalia mees arvas, et see naine on nagu nii passionate ja hoolib. Ja, et see räägib mulle siukse, ma ei suuda seda valu taluda. Ma tunnen seda Palermo poisi valu enda veenides praegu. Ja. No, selles suhtes ma ütlen ausalt ära, et mul ei tasu vist küsida, et kas oled siukses olukorras olnud enne. Aga seda ma pakun, et sina oled olnud, mina arvan, et enamus siit saalist on olnud siukses olukorras, kus sa oled nagu kellegagi deitima hakanud ja siis sa pead varjama oma peere. Ja. See on horrid. Nagu sa lähed vaata vetsu või paned kraani tööle või... No mu eksil oli koer vähemalt, siis ma lähen ise koeraga see tiiri olutama. See oli mul väga tihti. Mäletad, sa kunagi soovitasid ühes podcasti episoodis, me kuulasime neid esimesi hooaegasid ja siis sa soovitasid seal, et sa lähed vetsu ja siis paned kraani tööle ja siis köhid samal ajal. Aga mõtle, kui teised on vaikses toas ja siis ta kuuleb lihtsalt, kuidas sul vesi käib, sa köhid ja peeretad samal ajal. Ta reaalselt, you will never see him again. Sellepärast ma valaline olen. Kas sa teed seda kõigile või? Muidugi. Ei tee. Aga no ma mõtlesin, kui see vannituba kaugemal. Ma ei tea ka, ma ei oska, ma olen nii kaua valaline olnud, et ma saan lihtsalt rahus kodus peeru lasta, nüüd keegi nagu ei. Aga saad aru siis, kui mul see haigus oli, siis ma mõtlesin küll, et... Kõik peaksid nüüd hullult teadma, mis haigus sulle oli, see on nagu mingi vallavaene. Ma ei tea, mingi gripp liikus, ma olin paar nädalat tagasi haiges, mul oli küll see, et mul oli nagu nii vastik ja paha olla ja siis ma mingi oksendasin ja kõik oli lappes ja ma mõtlesin, nii hea, et ma olen valaine, sest et kui keegi seda kõrvalt näeks, see oleks niuke ikk. Ma arvan, et enamus inimesed siit, kes on suhtes, on näinud oma kaaslast oksendamas ja igast asju tegema. No ma ei tea, see oli väga inet, aga igatahes suht tihti on see, et kui me loeme mingeid kirju, siis inimesed ju kirjutavad meile, või podcasti vaatavad, tahaks teiega kaasa rääkida, või arvamust avaldada või nad omaette siis räägivad meiega kaasa. Ja täna on teil siis võimalus meiega kaasa rääkida. Just, teil on harukordne spetsiaalne võimalus skännida seda QR-koodi. Võtke oma telefonid välja ja tehke seda kohe maid. Kellel see QR-kood ei toimi, siis minge lehele menti.com ja seal panete sisse koodi 62143521 ja seal avaneb väike poll,
kus on siis valikuvariandid. Ja ma loen ette need. Ja Kristina loeb need valikuvariandid teile ette. Ma oleks kohe öelnud, et ma tahan üksi koju jalutada. Ma oleks Peeru sahistades minema jooksnud. Oleks rahus peeretanud ja vabandanud. Et nagu mina arvan, et mina oleks Peeru sahistades minema jooksnud. Aga ma ei tea, mis inimesed arvavad. Et sa oleksid selle mehe ees lasknud Peeru. Ei on mingi see you never ja blokinud ära ka. Aga ta pidi olema rikas. Näe, ma oleks öelnud, aga ta oli ju härrasmees. Ta oli härrasmees. Sest kuidas sa seletad seda? Vaatame jooksnud, näe enamus inimesed siit. Ma oleks rahus peeretanud ja vaband. Okei, siin on väga julged inimesed ka. Ma ei kujuta ette, kuidas siuke olukord välja näeks, et sa lased kõva häälega Peeru ja ütled sorry about that. Jalutad edasi või? Ütled, meil Eestis on selline lause nagu parem haisuus kui valu kõhus. Või ma ei tea, ühesõnaga. Mina arvan, et see 15% on need mehed, kes siin kaasa võeti. Sest et no naine would ever. Samas mõned võib-olla teeksid seda. Jah, no ühesõnaga saime nüüd rahva. No ühesõnaga enamus oleks öelnud, et tahan üksi koju jalutada. Mis on aus? No viisakas, aga mulle meeldivad need 26% kõige rohkem, kes olid Peeru lasknud ja sõnaga lausumata minema jooksnud. I love it. That's my kind of people. Minu inimesed. Love you guys. Absoluutselt. Aga kas võtame järgmise kirja? No küta, hit it Fergie. Hit it Fergie, tõesti. See nimi on Maakler. Ja kes ei ole meie podcasti kuulanud, need ei tea, et ma ei oska lugeda. Nii et... Sa oskad. Give me a second. Nagu, okei. Tere. Maakler on siis pealkiri. Kuna üks maakler juba julges oma loo välja käia, siis tuli ka mulle meelde üks päris pöörane juhtum, mida rääkis mulle minu koolitaja. Lugu algas sellega, et tütar palus abi oma napsu Lembelis isa korteri müügiga. Korter oli, kuidas nüüd viisakalt öelda, korralik parmurgas. Isa oli elunautleja ja tema elukaaslane samasugune. Tõeline duo. Jõudis kätte aeg, mil maakler pidi korterit potentsiaalsele investorile näitama. Nad seisavad siis kahekesi seal ukse taga, annavad kella ja uks avaneb. Ma olen seda kirja mitu korda lugenud ja ma üritan mitte naerda, sest ma tean, mis siin juhtub ühesõnaga. Lävel seisab korralikult mälus korteri omanik, mees, kes nägi välja täpselt nagu mõne politseikroonika episoodi peakangelane. Seljas võidunud maika, jalas bokserid, mis olid ilmselgelt kehavedelikega ajas oma suhteid süvendanud. Ja see aroom, no see oli päris omaette klassist. Ukse avanud härrasmees laia naeratusega. Tulge aga sisse ja ärge jalatseid ära võtke. Nagu see oleks kõige loomulikum soovitus maailmas. Korteris valitses tõeline kultuurikiht. Viimati oli seal koristatud ilmselt ajal, mil see korter üldse ehitati. Aga mis kõige huvitavam? Härra isa hakkas korterit tutvustama nagu kogenud maakler. Rääkis, mis ja kus võiks diivani panna, kus köögimööblit uuendada, täielik müügimees. Siis jõuti ühe toa ukse juurde. Härra jäi seisma, tõsines korraks ja lausus. Vabandust, aga sinna tuppa ma teid lasta ei saa. Maakler ja investor vaatasid üksteisele otsa, et kas tõesti võib siin parmurkas veel midagi sellist olla, mida ei kannata näidata. Härra langetas pea ja ütles vaikselt, mul kahjuks proua eile suri. Järgnes pikk ja piinlik vaikus. Lõpuks kõlas küsimus, kas ta on seal toas? Härra noogutas ja see ei ole naljakas. Ja siis investoril hakkas kohe kiire. Maakler tellis politsei, kiirabi ja laibauto. Jah, no ütleme nii, et see investor ei olnud enam huvitatud. Aga teie pange samas vaimus edasi, lahedat asja, et teie Peeter Pakiraam. No ma ütlen selles suhtes ära, et tegelikult jah, ei ole naljakas, et inimene nagu surnud on. Aga... Et jah, mul proua teisest toa, see ei ole okei. Kuule, võib-olla tal oli pidu eile veel pooleli, värgid-särgid. No. Võib-olla Pents oli järgmine päev, ta mõtles, et ootab ära ja siis teatab. Tegelikult küll, ei tasu ju raha maha visata. Ja kuigi vaata, surma ei ole nii-öelda ilus nalja teha,
Andra rääkis mulle väga naljaka surnud inimese loo ka. Oota, kas see on päriselt naljakas või teil olite no eks teie öelda mulle, kas see on päris naljakas või mitte, aga ühesõnaga, et kellelgi nende tuttavatest suri vanaema ära ja siis selle asemel, et nagu laiba autot järgi kutsuda, sest et see ei ole piisavalt nagu privaatne või kuidagi, siis nad austuse märgiks toppisid vanaema sõiduautosse ja viisid ta ise sinna. Kuhu ta viiakse? Krematooriumisse. No kas just surnukuuri basically. Okay. Aga ma kujutan ette, kuidas nad selle vanaema sinna taha istmele, ma ei tea, kas nagu istuma või lihtsalt pikuti või no, aga austuse märgiks. Istuma vist oleks niimoodi. Ja mõtle politsei nüüd mööda, vaata, miks teil laip taga seleta siis ära, et ei, ta juba suri ennem juba, me ausalt ei tapnud teda. Aga mina arvan, et see investor oli loll. Halloo, see oli tingimiskood. Sa kaod ära. No selles suhtes, et kas sina oled kunagi nagu nii lähedalt kellegi surnukehaga kokku puutunud või? Sest et mina paneks ka minema, ma oleks mingi no thank you. No ma ei tea, kas nad sinna tuppa otseselt vaatasid. Usu mind, ma ei piiluks selles. Ma ei piiluks, ma ei ole niimoodi lähedalt. Ma ei mäleta küll, võib-olla mu aju on ära blokeerinud. Mis elu sa elanud oled? Sa arvad, et sul aju ära blokeerinud on? Ma ei tea, vist ei ole. Aga ma mõtlen, et küsiks inimeste käest, mis nemad oleksid. Mis teie oleksite selle investori asemel teinud? Jah, et saate jälle siia peale vajutada, vaatame siis, mis seltskond meil siin täna kokku tulnud on. Saad sa aru, kõige haigem on see, Kristina, seal üleval on ka inimesed. Oh my God, ära räägi, ma ei taha. Aga valiku vastused on siis, ma oleks ka investori asemel korterist loobunud, ma oleks lihtsalt hinda alla tinginud, mind laibad ei häiri. Nii vaatame, mis rahvas siin on. No nii. Mind laibad ei häiri. Okay. 19% ei häiri. Me muidu vaata pidime või noh, me teeme peale vestlusõhtutega pilte ka, kes tahavad all. Need, kellel laibad ei häiri, ärge tulge, palun. You are creeping me out. Ei, tegelikult it's fine. Aga jah, näe õige, hinda tuleb alla tingida. Eestlased oskad. Vaata, tõesti eestlane on nagu normaalne kahe alaga maa peal inimene. Ei ole seda, et laip, värki, särki, ei. Hinda alla. Palju sa alla küsiksid alla? No kui ma arvan, et see laip, ta ütles, et oli eile, see oli vähemalt 24 tundi seal on. No 20% ikka. No selles suhtes, et ma saan aru, et oleks mingi 3 päev olnud, et juba nagu laiali võiks olla. Aga kui oli mingi soe päev ka siis või see ekstra, kohe hakkab ma ei kujuta ette. Me ei ole eksperdid. Ärme räägi laipadest, ühesõnaga, nüüd me teame. Aga näed, vähem umbes pooled inimesed oleks hinna alla tinginud, oleks selle toa pärast ära koristanud, lapiga üle tõmmanud ja suvase. Tuulutan natuke ja mis? Asi siis müügile panna. Mis on vetsuspreid lastnud ja ei ole midagi. Ja selles mõttes, et sa ei pea ju ise kolima sinna. Teed ju investorina, sa ju teed selle korda nagu nii ja üürid välja. Need ei pea teadma, et seal laip oli või see on mingi seadus. Ma just tahtsin öelda, et minu meelest ma olen nagu kuulnud, võib-olla see on mingi USA värk, et kui keegi on ära surnud sinna, siis sul on nagu õigus teada, sest et sa ju äkki sul on kummitus või midagi. Ei no, aga see nali naljaks. Ei, ma mõtlen, Eestis ei ole kummitusseadused. Eestis ei ole kummitusi või? Kummituse seadusi vaata. See ei peagi olema ju kirjas, et kummituse pärast, vaid lihtsalt, et see on varjatud viga laip toas. Okei. Aus. Varjatud laip. Konkreetselt. Varjatud laip, jah. Igatahes mina oleks ka hinda alla tinginud. Mis sa oleks teinud hinda alla? Ära ütle, et saaks hinda alla, sa ei oska tingida. Mina ei oleks kindlalt hinda alla tinginud. Mina oleks loobunud ja nutnud ja lootnud, et see kummitus mulle järgi ei tule, sest et mina kardan kummitusi, nii et it's a no from me. Ma kardan haisi, kui kedagi hüvitab. Ma tean, et Kristina kardab haisi. Me käisime just koos ikkuses. Me üritasime snorgeldama minna. Kristina oli vees, ma arvan, 30 sekundit. Ta hakkas karjuma selle vaese paadimehe peale. Pull me out, it's a shark. Seal ei olnud mitte mingit sharki, nagu seal ei olnud kedagi. Ma ei tea. No, ühesõnaga. Kuule, et ma nägin seda Egiptuse hai videot, nii et ma pigem ei riski, ma sain niimoodi, ma sain story tehtud ja ma hüppasin kohe välja. Nii et teie Instast vaatasid, Kristina snorgeldab seal, snorgeldasin. Ei snorgeldanud, jah. Parim oli see, et see paat oli ju tegelikult, me olime ainult 2 see oli renditud nagu vist 3 või 8 tunniks. Siis me tegime seda, et jõudsime sinna snorgelduskohta, tegime oma vees need pildid ära, siis ütlesime selle vennale, you can go back. See vend hullult üritab tiirutada, me mingi viimeid tagasi, me tahasin olla. Me oleme nii haiged inimesed. Me tahtsime sööma minna. Me tahtsime sööma minna ja saad aru, need ülejäänud asjad, mis me bookisime, kõik need paraplaanid, kõik lasime üle. See on kohutav, me oleme haiged inimesed. Me ei tohiks teha siukseid asju.
aga ma võtan järgmise kirja. tee väike intro sellele kirjale ka. Okei, ma pean ütlema, et pidage meeles, et everybody makes mistakes. Sest et selle kirja peategelane on tuttav, ma arvan, kõigile, kes on meie podcasti kuulanud, kes on mu blogi lugenud ja eriti neile, kes on lugenud mu raamatut. Sest et seal oli siuke huvitav tegelane nimega Kiilakas tont. Ja selle uue kirja pealkiri on, kuidas minagi kiilaka tondiga kunagi sebisin või teitisin. Nii et hoiatan, see on ebameeldiv, aga... See ei ole ebameeldiv, see on mulle sul on ebameeldiv. häbi lihtsalt, et sul on... Okei, loe ette lihtsalt. Okei. Tere! Olin mina kord 22-aastane noor neiu, kes 10 aastat tagasi Tinderis ühe kauge tuttava kutiga matchis. Ta oli mulle alati eemalt tundunud lõbus ning mõnusalt seltskondlik noormees ja olin uue potentsiaalse peikakandidaadi üle väga elevil. Kuna tüüp oli minust veidi vanem, avaldas nii mõnigi asi mulle tema puhul väga muljet. Ning seetõttu ühel õhtul ma tema Mustamäe korterisse läksingi. Säras ilmselt. See oli meie esimene päris date. Kuna tal kohtingu õhtuks midagi ette valmistatud ei olnud, vedas ta mind endaga kaasa Maximasse, kus ostis pudeli veini ja viinamarju. Juba see tundus mulle tol ajal jube romantiline. Ma piinlikkusega ütlen siia vahele, et ka siis, kui mina temaga esimest korda kokku sain, minuga ta läks Selverisse ja ta ostis ka veini ja viinamarju ja ma läksin tema juurde Mustamäele. Aga see kiri ei ole minu kohta. Nii, tagasi tema juures olles jõin mina veini ja tema midagi kangemat. Romantiline õhtu osutus aga õõvastavaks teraapiasessiooniks. Nimelt jahus kutt mulle terve aja vaid oma eksnaisest. Näitas mulle tema piltigi. Ütlesin moka otsast, et nojah, kena naine, mille peale tema erutunult lisas. Jaa, on ju, kõige ilusam naine ever. Mina tundsin ennast nii ebamugavalt. Olin minagi hiljuti lahku läinud ning mul oli suur soov kiiresti edasi liikuda. Lootsin seda teha just selle sama Kiila tondiga, kes tol ajal oli veel alles kiilanev tont, mitte päris kiilakas tont. Olukord läks veelgi veidramaks, kui ta näitas mulle ka oma õe pilti ning kiitis tema ilu. Ei, ma ei olnud armukade tema õe peale, vaid pettunud selles, et minu teit kiidab vaid teiste välimust, kuid minu lille löödud lukki ei tee märkamagi. Lisaks uhkeldas ta, et kõik ütlevad, et ta ise meenutab välimuselt Megamindi. See on mingi multika tegelane, kellest mul polnud aimugi. Lihtsalt üks veider fakt. See on tõesti veider fakt, sest see on mingi sinine tegelane. Jaa, täiega. Päike läks looja ja aina rohkem looja jäi ka Kiilast tont. Ja nüüd tulebki loopjant. Rohkem See looja. on nii nästi. Nimelt kutsus härra mind endaga voodit jagama. Alguses keeldusin, kuid siis keelitas ja meelitas ta mind, et tema on nii vässu ja minagi võiks kas või korraks temaga magamistoas pikutada. Olin nõus. Seda enam, et lootsin, et ehk ta siis magamistoas võtab see kohting mingi romantilisema pöörde. Oli ju minu üks eesmärkidest oma lahkuminekust edasi liikuda, eks ole. Voodis hakkasime muidugi tema initsiatiivil amelema. Ega minagi vastu ei olnud. Kuum seks lihastest judotreeneriga kuluks marjaks ära küll. Kuid kui Kiilast tont oli oma tööriista püksist välja võtnud, oli see lödi nagu ratta alla jäänud nälkijas. Küll üritas ta endal raevukalt pihku taguda. Küll seda kokku voltides mulle sisse suruda. Aga ei midagi. Siis ütles ta, et tal on, pange nüüd tähele, nokuhaigus. Täpselt nii ta ütleski, nokuhaigus. Et temal on nimelt selline mure, et tihtipeale, et tal ei lähegi kõvaks. Noore neiuna oli mul nii kohutavalt ebamugav, nii piinlik. Pidin ma üldse siia ronima. Tõmbasin endale riided tagasi selga ja hakkasin ära minema. Esikus ütles ta mulle, sorry, et nii läks. Ja lisaks kirsiks tordile ühed imelised sõnad. Võib-olla ma lihtsalt ei ole oma eksist üle saanud. Ju kui rõve. Tol ajal oli mul meeletu häbitunne, et ühel mehel minu peale kõvaks ei läinud. Tänaseks oleme aru saanud, et probleemi ei olnud mitte minus, vaid temas. Ja nüüd on sõna nokuhaigus juba 10+ aastat minu ja mu sõbrannade põhisõnavaras, kui kellegi üle nalja tahame heita. Kas sa mulle meeldib, mis ta Maljule vabanduseks tõi? Ta Maljule öelnud, ta on nokuhaigus. Ma olen täna tupsu teinud.
palun lõpeta, mina ei ole seda meest näinud, ma ei ole temast kuulnud. Ja siis ma mäletan, sa kunagi ütlesid mulle seda mingi, et ta ütleb, et ta on mingi tupsud, siis ma olin mingi, et okei, et mul oli sellel ajal peika. Siis ma olin mingi, ma ei tea, tal on mingi 5 tupsu all ja kui ma talle käe peale panen, ta on juba kuradi kõva, et see, et ta tupsu teeb, ei ole nagu vabandus. Aga nagu, selles mõttes, et ei tohi naerda, kui inimesel on nukuhaigus, aga lihtsalt. Kuna ta on ise nii väärides, siis võib naerda. Minu loogika on see, et kui sul ongi nukuhaigus, ole kodus. Mida sa ronid oma selle kuradi nälkijaga ilma peale? Või ongi see, et okei, teidi on ju, aga mis sa siis, lähme nussima, kui sa isegi ei paku seda. Et selles suhtes, et mõtle, kui pettunud sa, ta mõtles, ta tahtiski oma eksist üle saada. Mõtles, okei, davai, savi siis judotreener, eksärki. Ja siis ei saa ka. Ja siis ütleb, et ma pole oma eksis, et sa veel rikud mul tuju ka ära, et ma ei tea. Ta oligi nõme inimene. Kuigi kui mina temaga esimest korda tuttavaks sain, siis ta oskab olla hästi nükke selline, et me esimest korda minu sünnipäevast tuli niimoodi, et meil olid tüdrukud malli juures, tuli selle Kinder Bueno restiga, ostis kõikidele tüdrukutele Kinder Surprise. Kinder Surprise, sorry, selle üllatusmuna on ju, tõi mulle lilled, pudeli, vahuveini, siis mul üks hästi purus sõbranna, viis ta veel selle, ta jõudis sinna, vaatas, et mul üks sõbranna nii lähepas, viis ta koju ära, tuli tagasi, hullult tegi mulli lahti, ta oskab nagu džentelmen olla, et ma saan aru, miks ta su ära võib-olla võlus peale lahutust ja niuke, aga sa ennem, kui sa lugesid, kui me proovis olin, sa olid, siis ma olin mingi Kalla, sa ise nussisid taga 3 aastat kokku, nii et ole vaid, palun ei. Tead, ja ma alustasin ju sõnadega everybody makes mistakes. Ma ütlesin, jätke see meelde endale, ei vaja mõnitada mind siin asja eest teist hakka. Aga võtame siis Polli, mis rahvas arvab? Ei, mul oli hea küsimus Pollis, et kui paljud siit on ka nukuhaigusega kokku puutunud või kas sellest haigusest on mu partnerit säästetud, vaatame, kas kellelgi on veel juhtunud. Ja pealegi tegelikult ega inimeste meditsiinilised probleemid tõesti pole nagu naljaasi. Ei olegi. Aga nagu ole normaalne inimene, ära kutsu siis teisi nussima enda juurde. See on umbes sama aja, et ma räägin sulle, Kristina, ma viin su Dubaisse shopping spreele, endal on 5 euri, vaata, et not happening, et miks ma üldse räägiksin sellest. Süve Dubai šokolaadi võid võtta ja tatsid. Peaaegu, vaata. Ja, no vaatame, kuidas on läinud. No ma loodan, et muidugi 79% sellest haigust oma partner säästet. Olen ka nukuhaigusega kokku puutunud. No ma ütlen, ikka inimesed on tegelikult kokku puutunud sellega, ma ei usu. I would never. Sa käid ainult mööda mikropeenised edasi-tagasi, nüüd I would never lambist. Ma ei ole süüdi, nemad tulevad minu juurde, mitte mina nende juurde. Ei ole need mikropeenised midagi. No tead, ega mikropeenis pole käebi asi. Juhuks, kui siin seltskonnas on mõni, siis täiesti fine. Tead, mis see? Vahet ei ole. Suur väike peas, et teha oskad sellega midagi. Ma mõtlesin, et nagu mehed ütlevad naiste kohta, et auk on auk, siis saab mingi suur väike vahet ei ole peast midagi. Ei. Mitte päris nii desperate vahet. Ei. Literally, aga võtame järgmise kirja. No ma võtan ennast mugavamalt kohe sisse. Võta, jah. Ja nii, mina ja mõrvar. Hei, Malju ja Kristina. Asun kohe asja kallale. Elan ühes pisikeses Eesti väikelinnas, kus endale normaalne mees leida on praktiliselt võimatu. Nagu iga Eesti linn. Suhteliselt, jah. Kui uuslikult alkohoolikust traktori toivot ei taha, ärge valesti saage aru. Mul pole mingite toivode vastu midagi, aga tahaks ju midagi natukene kobedamat kui sinniku järgi lehkav alkohoolik. Niisiis mõtlesin mina noor ja hakkamist täis naine, et nüüd tuleb ometi see kurikuulus Tinder ka endale ära teha. Et kaotada ju pole ju midagi. Kui siis ainult võita. Ja nagu võluväel ei mitte kuskilt oli välja ilmunud malbe üle keskmise välimusega hea jutuga noormees Kalle, nimi muudetud. See on hea varunimi. Kalle oli nii hea jutuga, tegi imelisi komplimente ja oskas sind kohe punastama panna. Olin täiesti võlutud ja mõtlesin, et nüüd saangi lõpuks mehele. Kõik oli ilus, lausa liigagi ilus. Tundide pikkused vestlused, koju saadetud lillekimbud. Aeg läks nii kiiresti, et ei saanud aru, et see veidi imelik tundub, et ma pole kordagi päriselus kokku saanud. Kuniks ta siis otsustas mind endale külla kutsuda. Selleks ajaks oli seda mesijuttu aetud juba 2 kuud. Muidugi ma läksin. Kõik oli suurepärane, kaetud laud, hea vein, romantiline film ja nii edasi. Välja arvatud hiiglasikud ja kulunud Nike dressid, mis olid Kallel jalas.
Kuniks lõpuks märkamatult magamistoas riiete seljast rebimiseks läks ja üllatust, kui Kalle oma dressid maha tõmbas, vaatas mulle sealt vastu esmalt huge riistvara ning siis jäi mu pilk pidama hoopis huvitavamale asja peale. Nimelt vaatas mulle vastu jalavõru, mis oli Kallel ümber jala. Olin pisut napsune ja mõtlesin, et mis see ikka niikuinii mingi auto ärandamine. Meil seda siin Alevis juhtub tihti. Ei lasknud sellel hetkel pisiasjast ennast segada, kuigi oleks võinud. Järgmine päev rääkisin kohe juhtunust sõbrannale, kes kohe usinalt kohtulahendeid lugema jooksis. Üllatust, ta ei pidanud isegi kohtulahenditeni jõudma, kui internetist siuke pilt vastu vaatas. Pani screeni meile. Nimelt oli Kalle kohalikus linnaruumis koos sõbraga mingi mehe surnuks pussitanud ning lisaks süüdistati Kallet ka 15-aastase neiu vägistamises. Täielik šokk. Mõistsin kohe, et sinna Alevikku ma enam jääda ei taha ning pakkisin oma 7 asja ja kolisin isa juurde Soome. Kalle blokeerisin igalt poolt ära ja õnneks pole pidanud temast rohkem midagi kuulma ning kunagi nägema. Ei pea vist ütlema, et Tinderit ei tõmba ma endale ealeski ja kellegiga deitimas käin, siis teen põhjaliku taustakontrolli. Ma tahan, sa tead, mis ma tahan öelda? Mu lemmik on see, et ta nägi seda jalavõru, aga ta nägi seda munni enne ja ta oli mingi I'm gonna ask questions later. Nagu let's do it ja pärast räägime. Aga usu mind, kui seal oleks midagi väga väikest vastu vaadanud, siis oleks küll aga mis võru seal ümber jala on? Aga nagu samas, nagu at this point I get it, sa oled 2 kuud taga rääkinud. No mina räägin enda otsast nii-öelda, et kui mina suhtlen kellegi, kes ma suhtlen ainult ühe inimesega, eks tähendab seda, et ma olen 2 kuud selle venna pärast kuival olnud, sest ma suhtlen ainult temaga ja nüüd tuleb see õhtu kätte, sa oled mingi davai, täna saab, vaata, sa oled kuradi kõik ära shavinud, everything shower, kreemitad, möllanud, sa oled mingi okei, täna ma sa vaat, oi, ei olegi mikropeenist ja siis sa näed seda jalavõru. Ja tead, ma oleks ka mingi, tead, Savi, teeme ära ja pärast küsime. Mina olen näiteks jälle selline, et vaata, te teate, mulle meeldib koss, mulle meeldib saladused, kõik asjad. Ma oleks kohe... See jalavõru oleks cancel. No, mina tahaks kohe teada, ütle, miks sul see on, kus sa selle said, mille eest. Mina ei saaks... No ma küsikski siis, kui me oleme massid ära teinud. Ma ei saaks oodata. See on see pärast see pillow talk, vaata, et kui... Aga mõtle... Kuule, taga... Mis siis nagu suit sees, et no, et aga... Ja siis ta on nagu, tead, pussitasin sõbraga ühe venna surnuks. Ja siis vägistasin ühe tüdrukut. Siis on mingi, aga ära muretse, sa juba andsid kätte, we're good või? Tegelikult sellepärast, tegelikult ei tohigi küsida, pärast ta räägib, et sa teed nagu, et sa ei näinud seda ja siis lähed koju ja guugeldad, sest pärast pussitab sind ka veel, et mida sa küsid nii palju. No vaata, tegelikult point ongi ju selles, et alati tuleks guugeldada kõiki inimesi, kellega sa kohtuma hakkad. Kas sina oled guugeldanud kõiki tüüpe, kellega sa suhtled? Ei. Mitte kunagi, mitte kedagi? Lihtsalt lähed, saad kokku ja fingers crossed, et pole... Ma ei tea, kuidas ma elus üldse olen tegelikult. Ma mingi väiksena hääletasin tuimalt mingi Tallinnast Võrru, nii et ma ei tea, kuidas ma elus on. Aga ma väga ei ole niimoodi guugeldanud, ma arvan, no nagu võib-olla paar korda, et lihtsalt kui näiteks sotsiaalmeedia on kinnine ja sa ei näe pilte väga, et siis pead Google'isse pilte näha või? Kristina praegu valetab, sest ta on vallaline, ta timmib mingite tüüpidega ja siis ta ei taha, et need tüübid praegu siit kuuleks, et ta on mingi full Google mingi search'id ammu paika pannud, sest et mina ei usu, et see guugelda, mina olen... Sa ju nägid, et ma guugeldasin jäävaita koosad ka. Panin tankas okei, ma räägin teelest, et ta ei tulnud täna siia. Ühesõnaga... Sest ega keegi siit ju ometi edasi ei räägi. Ei, aga nad ei tea, kes see on. Ma isegi follow teda, te ei tea, te ei leia teda täiesti nagu... Ühesõnaga, tal on kõik kinnine ja te ei leia teda. Ühesõnaga... Ma guugeldasin teda nii palju, et mingi hetk, kui sa hakkasin ta nime panema, siis ta oli mingi, et you visit this, nagu see, tema see mingi leheküljed, kust et you visit this site often, vaata. Ja siis ma sain aru, et mul on mingi probleem. Aga ta on nii kena, ma ei saa midagi teha. Ma käin ta pilte guugeldama. Miks sa neid siis juba ära ei salvesta? Ma ei tea, ma lihtsalt guugeldan. Igavens ma mingi, vaata nii ilus, ma olen Google'ist ja Oh my god, you have medical problems. Ma tean ja, aga ta on nii ilus, I can't. No aga vaatame, kuidas meie publik käitunud on. Kas te olete mõistlikumad või mitte? Et andke siis... Kas te guugeldate mehi enne nendega kohtumist? Olen ise ka pimesi mehega kohtunud. Ma arvan,
aga noh, ma ei tea, mina olen guugeldanud ja olen pimesi kohtunud ka, et mõtlen, et siin vist on enamus inimesed ikkagi siukses vanuses, et mäletate veel neid reidi aegasid ka. Ja mingi, oli jah, reidis mingi suhtlesid inimestega ja lambist said kokku nagu ma imestan ka, et ma elus olen, sest ma kunagi ka sõitsin Jõhvi mingi suvalise mehe juurde. Või noh, mitte mehe, ta oli 16, ma olin ka tüüp. Aga nagu head ma surma ei saanud. No nii, vaatame, mis siis rahvas arvab 59-60% ikkagi guugeldab mehi. No aga 40% on ka pimesi kokku saanud. No on neid olukordi, kus sa võib-olla jutt nagu läheb hästi, kõik on chill, no mis sa ikka guugeldan, küll ma näen. Mis ma ikka guugeldan? Või mul on nagu see, et üks nagu mu selle viimase tüübiga, me kuidagi ta FaceTime'is mulle, ta oli nagu väljas ja siis ta kuidagi oli joviaalses olekus, siis ta lambist FaceTime'is mulle, siis ma mõtlesin, aga mis ma ikka guugeldan, kui ma taga juba FaceTime'inud. Et siis selles suhtes, et mõrtsukad sa saad ju ka FaceTime'ida. Jaa, ma ei mõelnud seda. Ega ta selles suhtes näost ei ole mingi... Ei, no mu sisetunne ütleb ära, et ta ei tundu nagu mõrtsukas. Ahah, no okei. Siis küll. Aga ma olen elus, nii et tere ei lae. Nii et kõik on hästi. Sa oled elus, jah? Jah. No aga ma võtan siis väikse kirjakese. No võta. Nii. Hei, panen teile kirja ühe loo oma kõige piinlikumast olukorrast, mille üle mu sõbrad siiamaani nalja teevad. Backstoryks siis, et elan korteris 3 sõbraga. Me oleme kõik 20-ndates. Nagu ikka selles vanuses, eriti välismaal, siis vahest tehakse kanepit. Mina ise nendest tegevustest osa ei võta. Jah, mina osa ei võta. Kõik teevad, mina ei tea midagi, mina olin pauga otsas, kui puu käis. Aga toakaaslased ikka mõned korrad aastas teevad. Ühel toakaaslasest on nii-öelda diilerist tuttav, kellelt ta seda kraami hea hinnaga saab ning vahest müüb ka enda tuttavatele edasi. Mulle meeldib, et 2 korda aastas teeb, aga juba on diiler, juba müüb edasi. Aga ei, ta ei tee eriti palju. No see on ja ma arvan, et ta lihtsalt kartis, et miks ta meile valetab? Et äkki meil on politseiga mingid diilid, vaata, et kui tulevad, et siis saadame edasi, siis saame raha vahe. Nii ongi. Meile ei pea valetama, me ei charge'i. Jah. Ühel õhtul ütleski sõber, et tal tuleb üks vana tuttav korterist läbi, et kanepit saada. Mina eeldasin, et see business käib kiirelt esikus ära ja ongi kõik. Pidin ise vetsu samal ajal minema, number 2 tegema. Ja just siis, kui vetsu läksin, jõudis see vana tuttav ka korterisse. Meil on korteris 2 vetsu. Üks nendest on köögi kõrval ning ei käi lukku. Vetsus olles kuulsin, et see tüüp tuli hoopis kööki ja nad istusid mu toakaaslasega maha, et veidi juttu ajada. Mõtlesin, et küll ta 5 minuti pärast ära läheb. Nii kaua olen vetsus ja ootan selle aja ära. Läheb aga 15 minutit mööda. Tüüp on ikka meie köögis. Peas käib juba mõte, et at this point on juba liiga hilja vetsust välja minna, sest olen seal vaikselt liiga kaua istunud. Kui nüüd vett lasta ja välja minna, oleks way liiga awkward. Hakkasin oma sõbrale sõnumeid saatma, et olen vetsus kinni, ei julge välja tulla. Palusin, et ta kuidagigi selle tüübi tähelepanu mujale või viiks vähemalt tüübi teise tuppa. Flash forward umbes pool tundi hiljem, kui olin juba häält tegemata ning püksid jalga tagasi saanud ning ennast potikaane peale istuma seadnud Netflixi ilma hääleta vaatama, siis lõpuks nägi ka toakaaslane mu sõnumeid. Toakaaslasel polnud samuti õrna aimugi, et ma seal vetsus kinni olen ja vastas, et üritab tuttavale vihjeid anda, et ta võiks nüüd minema hakata. Läks veel umbes 5 minutit mööda, kui kuulen, et külaline küsib, kas ta võib meie vetsu kasutada enne, kui ta ära läheb. Palvetasin, et mu toakaaslane ta õigesse vetsu juhataks, kui ta oli liiga hilja. Ma olin muidugi vetsus, kust ust lukku ei saanud panna, ehk siis järgmine hetk avaski see külaline vetsu ukse, kus mina talle potil pükstega istudes silma vahtasin. Ilmselgelt ehmatas ta väga. Isegi väike karjatus tuli sellelt täiskasvanud mehelt, sest kokku oli ma selleks hetkeks vetsus häält tegemata nagu lollakas istunud rohkem kui 45 minutit. Ma kargasin potilt püsti ja jooksin oma tuppa, üritades samal ajal oma tegu läbi naeru ja häbi seletada. Ma ei ole kunagi näinud nii segaduses olevat inimest kui sellel külalisel. Peitsin ennast oma tuppa. Külaline käis vetsus ära ja ütles mu toakaaslasele head aega. Hiljem tuli mulle meelde, et vett ma muidugi kogu selle tormamise käigus ei jõudnud lasta. Ehk siis see külaline oli veel kõige peale läinud ka vetsu, kus minu sitt oli peaaegu tund aega poti põhjas seisnud.
ma ei kujuta ette, mida see vaene diiler minust arvas, et ma vetsus 45 minutit haudvaikselt sitaga tõtt vahtisin. Olete lahedad ja kõike paremat teile. No mul on selliseid olukordi olnud, et kus ma näiteks vetsu läinud ja oled telefoni otsas näiteks, no näiteks Marjani, kui helistab mingi 2 tundi, ta ei lõpeta ära, vaata. Siis ma olen vetsu, nagu, kui ma olen pissin või mis iganes, kakan whatever, panen mute'i ja siis nagu, aga see on see, et aga siis, kui sa nagu võtad mute'i pealt ära, räägid edasi, siis sa ei saa vett lasta, sest ta saab aru, et sa oled või mis iganes. Siis ma olen suht tihti olnud niimoodi, et ma olen kellegi kõnes, sa ootad, et ta lõpetaks kõne, et sa saaksid vett lasta. Aga ükskord oli ka see, et ma juba olin tunnistat poti pealt ära, mõtlesin, okei, ma ootan, et ma lasen vett ja siis mingi pool või tund aega läksin vetsu, vaatasin, ups, ma ei ole ka vett lastud. No aga see on the worst, kui mina näiteks julgeks üldse käia siukses vetsus, kus lukk ei tööta või lukku ei ole. Ma ei tea isegi tegelikult, miks ma seda nii väga kardan, sest kui ma istuksin poti peale, keegi avaks uksena. Kus on su enda kodu? No, aga kui sa tead, et mingi diiler tuleb, siis ma läheksin juba eos kuskile nagu kaugemale. Aga ta ei tahtnud sinna esikuvetsu minna, sest ta läks kakale, siis ta mõtles, et nad teevad ta ei mõtlenud, et see on mingi your friendly neighborhood drug dealer, kes tuleb, istub sisse, et tahab tassike teed, et ta mõtles, et ruttu diil viskab teemad, on ja et siis ta ei tee seda ju seal, et nad kuulevad, aga siis ta tuli tuppa ja... Tead, mis ma oleks teinud ja ma ei tea, kas oleks olukorda paremaks või halvemaks teinud. Ma oleks ust kinni hoidnud. Ma oleks seda kogu jõuga kinni hoidnud, lihtsalt jalg vastu seina ja vaata, kuna ilmselgelt mees oleks tugevam kui mina, siis ta saaks aru, et keegi hoiab seda kinni, siis tuleb nagu natuke lahti. Okei, no see on ka variant, jah. Sest nagu, mis mul muud üle jääb ja siis samal ajal, kui ma kinni hoidnud, siis ma oleks ruttu vett ka lasknud. Aga samas, kui sa oled juba tund aega Netflixi vaadanud, sul on ATH, sul ammu ei mäleta. Ei, kindlalt ma ei mäleta. Nii et sellest juhtus, et see on ikka pigem lõbus olukord. Mitte nagu meil lugeda, aga mitte tal otseselt. Aga samas ta ise ka naeris ja üritas seletada. Nii et... No vaat see on see laugh through the pain, sellepärast et ma arvan, et see on väga piinlik. Aga samas vaata, vähemalt see oli lihtsalt mingi suvaline diiler. No samas tegelikult... Diiler on ka inimene, mis on nüüd suvaline diiler? No, ta on ka suvaline. 2 korda aastas ainult tegid. Kui tihti sul on vaja näha teda? 2 korda aastas, teine kord istud oma toas, siis hoiad muka maas ilusti. Seda küll, jah. Aga mõtleme ja vaatame siis, mis rahvas arvab? Mis rahvas oleks teinud? Sest meil on pollis 3 valikuvarianti. Ma oleks kohe vetsust välja tulnud, ma oleks kohe ise teise vetsu läinud, ma oleks vaikides vetsus oodanud, kuni külaline lahkub. No jah, samas mina oleks ära teinud ja vetsust välja tulnud tegelikult, mis ma nagu omas kodus, las ma situn. Ma mõtlen lihtsalt seda, et kas ta nagu terve aeg, kui nad istusid seal köögis kohe ukse taga, ta sittus ka vaikselt või? Plumps. Nagu, et kõik ju arvatavasti kuulsid. Ma ei tea jah, mis ta mõtles. No nii, mis rahvas arvas siis? Rahvas ütles... Kurat, kõik on nii normaalselt. No see on ju loogiline, selles mõttes, et ega mis häbened siin siis? Mina arvan, ma läheks ka nii parakasse, ma oleksin pärast jalg vastu seina vetsust kinni hoidnud 3 päevaga veel välja, ma ei tule sealt. Nojah. Aga vähemalt... väga võrdsed on need, et oleks kohe teise vetsu läinud. Tegelikult see on ka variant, aga ma tõesti ei viinud otsi kokku, et see teine oli esikus, et see oleks sobinud, vaata. No täpselt, et isegi kui see lukku käib, et see ongi see, et ma ei tea, ühesõnaga, ta läks sinna teise vetsu ja me saime lõbusa kirja tänu sellele. Ta läks heas usus sinna, aga läks ikkagi sitasti. Aga mina laseks kohe selle luku ära parandada peale seda. Seal ei oldki lukku. 20-aastased mõtles üks asja peale nagu seda küll, jah. Lõpeta ära. Aga ma ei tea, ma tahaks vaikselt džinntoonikut hakata joomas. Ma olen terve päev kaine olnud ja siis kõrval kõik joovad ja siis mina ei saa, sest muidu ma hakkan krooksuma laval, sest et džintoonikus on mullid, on ju. Mina ei saanud enne lihtsalt juua sellepärast, et kohe, kui ma ühe lonksu alkoholi võtan, siis mu silmad lähevad niimoodi looja ja siis ma keel niimoodi puterdama. Kuigi ma olen veel kaine, aga teie seda ei usuks. Nii me mõtlesime, et vähemalt esimeses poolajas me nagu näitame oma parimat külge teile. Ja teisest juba teate nagu nii, kes me oleme. Me olime Kristinaga täna nii pinges, et me läksime 3 korda vist niimoodi tülli, et ma mõtlesin, ma jooksen siit Alexelast minema ja ma ei tule kunagi tagasi. Ei, kas sa saad aru, et need Alexela tööd niimoodi, et mingi 10 minti enne uste avamist me röökisime teisel korrusel üksteise peal. Kõik vaatasid, me oleme nagu debiilikud. Aga me saime aru, et ma olin mingi, ma ei tule, ma lähen minema, siis ma olin mingi, ma ei hakka midagi ütlema ka ja siis 5 minutit hiljem, või tegelikult 2 minutit hiljem
meil oli juba hästi. Nii et nüüd me saame minna džinntoonikut jooma ja ära leppida, aga te näete seda tüli Malluka saate viimases. See oli nii haige, sellepärast, et meil oli just see Mida Mallukat kaamerameeskond ka seal ja siis ma olin mingi, eks ma lähen jooksen selle skisofreenikule järgi. Siis jooksin talle. Ja siis inimesed, kõik on alati, väga Kristjan, sa oled nii heast tujus ja sa oled kogu nii rõõmus. Nüüd te näete tegelikult, me päriselt, ma üritan nad ära rääkida, nad lõikaks välja, sest et seal läks uks pauguga, aga tegelikult ma ei paugutanud, seal oli tuul, vaata. Oli ta hea tuul, sa panid siukse lataka. Seal oli see tuuletõmmest, et meil on see vaheuks ka. Mu lemmik oli see, et probleem oli selles, et ma pidin lihtsalt läpak või selle tääbi laadima panema, siis ma tahtsin järgi minna neile. See võttis mul 30 lisasekundit, mille peale ta karjus mu peale. Siis ma jooksin järgi ja samal ajal vend räägib must taga, sest ta ei arvanud, et ma nii ruttu järgi. Kas te saate aru? See oli see, et ma olin mingi... Ma juba jõudsin siin 2 telefoni kõnedajad, ei suuda mu tääbi panna laadima ja siis ta järsku mulle selja taga, et ja ma olin mingi kurat, vaat see, kui sa Rikele kes taga ja ta seisab su selja. See oli nii halb, aga siin me oleme, lähme nüüd teeme džinntoonikut ja nagu kui te näete, et meil on sellised mugavad ja ilusad voodid ja kes tahaks endale ka sellist voodit saada, siis saab ennast all registreerida Loonase lauakese ääres saate ühe paberi täita ja lõpus 11 võidab endale uue voodi. Mitte siin, kus me higistame praegu. Saate ikka normaalse, kuigi see on väga-väga mugav. Ja siis merchi saab minna vaadata, salajuttude bluusid, sõbrapäevikud, värki-särki, siis QR-kood ekraanil saate küsimusi küsida. Kust te nüüd lähete? Ma pole lõpetanud. Jumala eest, issand, kui ebaviisakas. Tahate juba džinntoonikut, aga minge siis vaadake, erinevad alad on merchi, džinntoonikut ja... Oota, aga Kristina, enne kui me kuskile lähme, ma olen ühte asja tahtnud alati teha. Mida? Dramaatilist lahkumist. Kuidas on dramaatiline lahkumine? No, ma ei tea, proovime. No, lähme siis. Dramaatiliselt.